Ilusat teisipäeva kõigile. Saade Õhtu on teie ees ja meil on ääretult hea meel, et olete meiega liitunud. On tõesti. Tere ka minu poolt. Kujutate ette, olete alles alustanud ettevõtte omanik, kes on tegutsenud napilt üle aasta. Ajad rahulikult oma asja, tood turule antud juhul kanepitee, teed valmis toreda logo ja ühel hetkel potsatab sinu postkasti kiri, päris kuri kiri juristidelt, mille on pannud sinu poole teele maailma üks võimsamaid ja suurimaid kohvigigante Starbucks. Tere, Kelly! Tere, Jüri! Täpselt selline asi sinuga eelmise aasta lõpus juhtuski, eks ole? Just. Sina valmistad kanepiteed, oled seda mõnda aega teinud ja tegid valmis logo, mis üldse Starbucksi juristidele ei meeldinud. Just. Vaatame kõigepealt su logo. Nii, Relaxation Drinkland on siis see logo, eks ole, ja see, millega sa tegeled. Ja sellise logo sa valmis tegid ka, räägi, mida see sümboliseerib? No, kriteeriumiteks oli see, et kindlasti eesti keel peab peale jääma. Et kuna meil on ikkagi plaan ka ekspordiga alustada, see aasta võiks sinna jõuda, et siis inglise keel on ka jällegi üks kriteeriumitest, eks ju. Et aga see eesti keel on ikka siuke uhke värk, et eestlane olla uhke ja hea nii-öelda. Nii, et on nii eestikeelne kui ingliskeelne tekst peal ja keskel on siis näha ka, et seal on CBD, eks ole, see rahustav toimeaine kanepis, mida te siis tee sisse panete ja seda te turustate. Nii, ja nüüd siis kurjad juristid leidsid teid üles Starbucksi omad siis ja ütlesid, et teie logo on väga sarnane siis nende logoga. Just. Mida nad teile siis ette heitsid? No, kuidas teile tundub? Kas on sarnane? Noh, väga kaugelt vaadates, hästi kaugelt vaadates tundub, et värv on natuke sarnane. No, värv on, eks. Aga ütleme niiviisi, et algselt oli see täielik šokk. Ja ütleme nii, et ma alguses mõtlesin, et see on kellegi rumal nali. Sest olgem ausad, Starbucksi enamus inimesed ikkagi teavad, kellega on tegu. Ja ma isegi tol õhtul lükkasin selle meili lihtsalt eemale, ma isegi ei tahtnud süveneda sinna. Ja kui ma järgmine päev seda meili siis läbi lugema hakkasin ja seda nõudekirja, siis ma sain aru, et see on täielik absurd. Et kuidas, nad ei ole ju sarnased. Et ma saan aru, et see kanepileht sümboliseerib siis nii-öelda nende seda krooni, kuid tegelikult olgem ausad, iga normaalne inimene tunneb ikkagi krooni ja kanepilehe ära, eks ju, või teeb vähemalt vahet nendel. Et ja siis muidugi sai palju nõu peetud. Enamus meie tutvusringkonnast ütlesid, et unustage ära, ärge minge sinna vaidlusesse, sellest tuleb üks suur jama. Mina kui tugev sarvik sõin siiski, ütlesin ei, nii need asjad ei lähe, sest et tegelikult oleks, ütleme, kui me nüüd oleks alla andnud, see oleks palju lisatööd meile juurde tekitanud. Kõik pakendid olid juba, disainid olid välja töötatud, logo oli välja töötatud, et ütleme, kui me ei oleks seda vastulauset esitanud. Siis te ei oleks tohtinud ka minna Relaxation Drinklandiga edasi, eks ole, selle logoga ja oleksite pidanud kõik valmis tehtud tooted ümber tegema. Aga te läksite ja lõpuks ka võitsite. Te olete praegu turul selle logoga, ehk siis te võitsite suurt kohvigiganti. Kui palju see teile maksma läks? 1000 eurot. Et ütleme väike ettevõtte jaoks, kes on just alustanud oma toote väljatöötamisega, on 1000 eurot ikkagi väga suur eelarveauk. Et ütleme, seal on ikkagi iga kopikas on nii-öelda loetud. Et ütleme, kui nüüd meie vastulausele oleks Starbucks vastulöögi andnud, siis oleks asi kohtusse läinud ja sealt edasi me ei oleks enam oma kulude ja jõududega siis suutnud minna tegelikult. Kas seal kirjal, mille siis Starbucksi juristid saatsid, oli lihtsalt kirjas, et kuulge, väga sarnane on, palun ärge pange seda logo välja või oli seal ka midagi enamat, et mis juhtub siis, kui? Ei, kui ma nüüd hästi mäletan, siis ei olnud selliseid ähvardusi nii-öelda, aga kuna, ütleme, enamasti ettevõtted registreerivad oma kaubamärke patendivolinike kaudu, siis mina tegin seda iseseisvalt. Aga sel hetkel ma tundsin, et siin jääb minu mõistusest puudu. Et ma pean võtma ikkagi patendivoliniku appi ja et tema seletaks mulle kõik asjad ära, et kuidas see protsess nagu edasi käib. Ja sealt tuli siis meile nii-öelda see info, et mis edasi võib juhtuda. Ja me otsustasimegi, et me
selle ühe vastulause esitame. Kui see läheb läbi, kui ei lähe, siis on jama, eks ju. No õigesti tegite, teil läks läbi ja teie saate nüüd oma logo uhkelt oma toodetele panna ja seda turustada ka. Teie suutsite Starbucksi võita. Aga nagu sa ütlesid, tegelikult patendivolinikud meil tegutsevad ja tegelikult mitte kõik ei ole siin Eestis Starbucksi võitnud ja paljusid suuri teisi ettevõtteid ka. Üks neist on Coffee House. Näitame seda logo ka. No vot, siin nad on. Coffee House on siis hästi roheline, üpris sarnane ka, aga Coffee House kaotas Starbucksile. Ja sel teemal me kohe jätkame ka. Aitäh, Kelly, kõike toredat teile teie ettevõttele. Aitäh teile. Tõepoolest, minuga on aga siin täna Almar, patendivolinik, kes tegeleb selliste nõuetega igapäevaselt. Tere sulle. Ja sa ilmselt oskad siis nüüd seletada, et mis vahe nendel kaasustel oli, miks Kelly firma sai võidu, aga miks Coffee House võitu ei saanud siis Starbucksi üle? Noh, iseenesest loomulikult ei ole midagi imeks panna, et Starbucksi suur korporatsioon siis võtab ette erineva ambitsiooniga üritusi, nii-öelda rohelisi, ringikujulisi kaubamärke turult eemale suruda. Aga noh, ma arvan, et ilmselt siis see tõe hetk on ikkagi tõesti selles, et see Coffee House'i logo sisaldab siin kohviubade pilti ja sõna kohvi ja teine oli ikkagi Kanepi tee asi, et ilmselt seal mingid pragmaatilised asjaolud kaalusid üles tõesti selle, et siis Kelly patendivolinikust esindaja esimene vastuväide nii-öelda kustutas Starbucksi innu see vaidlus edasi viia. No tuleb välja, et suured rahvusvahelised ettevõtted väga korralikult igal aastal ikka kümneid ja kümneid kordi Eesti ettevõtteid, Eesti kaubamärke vaidlustavad ja näiteks Starbucks siis kuuldavasti mitmel korral lausa käinud ja näpuga vibutanud, aga rõivebränd Boss on käinud siin õigust taga nõudmas, filmistuudio, kes on tootnud James Bondi filmi, Pepsi Cola ja isegi laulja Rihanna on vaielnud mingite kaubamärkidega. Ütle palun, kuidas meie väikesed logod, need märgid, mis tihtilugu ju ei ole veel, need tooted ei ole turule veel jõudnudki, kuidas need jõuavad selliste suurte välismaiste tegijateni? No eks neid võimalusi on erinevaid, et alati, kus tegijaid, seal nägijaid, aga alati ei saa nagu sellisele oma nägemisvõimele nii-öelda lootma jääda ja tead, rahvusvaheliselt on suured teenusepakkujad, kes kogu aeg kõiki uusi kaubamärke nagu jälgivad, need ju kantakse eraldi andmebaasidesse ja siis sa võid tellida, et sulle iga päev tuleb mingi teavitus, et tervest maailmast võid tellida, et Indoneesias on uus kaubamärgi taotlus esitatud, on see siis sarnane sulle või mitte, et see on täitsa nagu ärisektor, mis on loodud teenindama kaubamärgi omanikke, et nad saaksid oma õigusi õigel ajal kaitsta. Ja neid kaitsmisi tuleb päris tihti ette, eks ole, ja kaubamärkide üle vaidlused kogu aeg käivad. Vaatame siis natuke üle ka, millised vaidlused on olnud Eesti ettevõtetel suurkorporatsioonidega, eks ole? Ja üks ettevõtte Eestis, kes tahtis ühel hetkel turule tulla, oli ettevõtte, kes tahtis oma tootele nimeks panna Pepsi Cola. Jah? Pepsi Cola ja otse loomulikult Pepsi Colale see kaugeltki ei meeldinud. Ma ei tea, kas see Pepsi Cola oli üldse limonaad või? Ei, see isegi ei olnud limonaad. See oli lihtsalt mingi kola ettevõte? Ei, seal ei olnud isegi kola, et ma arvan, et tol hetkel veel Eesti Patendiamet kontrollis ka natukene nende kaubamärkide registreerimist ja ta suurest osast juba keeldus ise nii-öelda riigi poolt, aga mingid kurgupastillid ja midagi taolist jäi sinna alles siis, kui me Pepsi nimel seda vaidlust ise alustasime. Nii, aga Pepsile kumb rohkem vähem meeldis, siis kas see kola, see üldine kõla kokku või Peipsi, sellepärast, et Peipsi on meie järve nime, me võime ju seda ometi kasutada. No ütleme tõesti nii, et ilmselt võib öelda, et me oleme Pepsico teadmisesse viinud, et Eestis selline suur järv on nagu Peipsi. Et egas ju Peipsi kola ei ole ainukene, mille vaidlustamist nad on mõelnud, et nad on küsinud ka meie käest, et kas vaidlustada Peipsi kala, eks ju. Aga näete, ei ole ühtegi vaidlustus, ei saa, eks ju. Ja nüüd tekibki see küsimus, et mis asi see Peipsi kola siis on, eks ju. Et kas ta tõesti siis on midagi sellist olemas ja kas keegi võiks mingit kurgupastille pakkuda Peipsi kolal, et kas seal on mingi loogiline põhjendus, eks ju,
nagu Kelly rohelisel logol oli kanepilehtede kujutis, eks ju, või mitte, eks ju. Ja noh, Eestis apellatsioonikomisjon, kes selle vaidluse lahendas, leidis, et noh, niisugust asja nagu Peipsi kola ei ole olemas, et siin ei ole mingit loogilist õigustust, et miks peaks niisugust sõnade mängu nagu pidama. Tõenäoline on, et siin tahetakse ikkagi lasta liugu Pepsi kaubamärgiga. Nii, järgmine näide. Hugo Boss, mainisin ka, käis ja paandas, neile ei meeldinud, et Eestis tahtis tulla turule selline firma nagu Särgi Boss. Nii, no mis siin siis toimus? Noh, eks mis siis on, Hugo Bossil ei ole ju kaitstud ainult Hugo Boss, siuke kombinatsioon, vaid noh, neil on ikka Boss ka, ehk nad ja võib-olla siis nad oma peas mõtlevadki, et nad ongi need Särgi Bossid. Et ja noh, aga kui me räägime kaubamärgi kontekstis, siis noh, tõesti see Särgi osa viitab ju ainult sellele tegevusvaldkonnale ja Boss, noh, et ongi siis see tugevam element ja siin isegi ma arvan, ei ole Hugo Bossi tuntust vaja, et tegelikult öelda, et need märgid on kaubamärgi õiguse alusel piisavalt sarnased. Nii et Hugo Boss sai siin võidu. Jah, täpselt. Nii, järgmine. Seal on kõne all siis 2 toredat ehituspoodi Eestis. Bauhaus ja Bauhof. Nii. No mitu korda te ise olete segamini ajanud neid? Mul naine hästi tihti. Ise ma tean täpselt, kus ja mis asub. Aga no Bauhaus on muidugi ääretult suur rahvusvaheline ettevõte ja Bauhof tegutseb, ma ei tea, kas Baltikumis ka, aga Eestis enamjaolt vist. Et ühesõnaga Bauhausile kuidagi see Bauhof, ma saan aru, ei meeldinud. Ometi nad mõlemad tegutsevad ja mitte üldse kaugel teine teisest. Ja ometigi vaatamata sellele, et isegi saladuskatte all ma isegi ütle, kumma kaupluse töötaja ise tunnistas, et ka nende kontoris aetakse need nimed segamini. Vaatamata sellele kohtukull Eestis otsustas, et need nimed ikkagi võivad koos eksisteerida, et neid ei saa nii-öelda segamini ajada. Ja ma arvan, et see ongi see, mis näitabki, kus paragrahv on ikkagi piisavalt ümmargune ja kui seda juttu piisavalt hästi veeretada, et öelda, et Bauhaus on ehitushoov või ehitusmaja, eks ju, ja Bauhof on ehitushoov, et siin on niisugused tähendused ja kas seda Baud saab monopoliseerida, et saab igasugust juttu ajada, et selleks kulub küll rohkem kui see 1000 eurot. Aga ometi Boss, mis on ka eestikeelne sõna, ikkagi seda ei saanud. Nojah, aga ta ei oma särkidega suurt midagi seostaks. Nii, sina ise olid taas siin siis esindaja rollis ja esindasid filmistuudiot, mis on teinud James Bondi filmi. Ja lugu järgmine. Eestis siis oli ühe Eesti jahinaiste seltsi ühisjahi nimi James Bond versus jahis ainult naised. Kuidas siin nüüd oli, kuidas see info, et meil on selline väikene jahinaiste selts, eks ju, ja nende ühisjaht ja selline plakat on tehtud, et kuidas see info jõudis nüüd selle filmini? No ja võib-olla kui need jahinaised oleksid vaikselt seda pidu edasi pidanud ja seal metsas käinud selle logoga, siis poleks ilmselt filmikorporatsioon sellest kunagi teada saanud, eks ju. Aga noh, nad läksid oma kaubamärki registreerima ja no mis seal salata, et ma ise nägin seda taotlust ja ise kirjutasin. Metro Goldwyn Mayer on siis korporatsioon, kes seda kaubamärgiga asja neil haldab ja no neile see logo ikka kuidagi ei meeldinud. Ahaa, nii et vahel juhtub nii, et patendivolinik ise märkab ja kirjutab siis ettevõttele. Need ongi need silmad ja kõrvad igal pool üle maailma. Korra mainis Piret siin ka seda, et selline suur laulustaar nagu Rihanna on tõesti ka jõudnud siis Eestisse ja temale ei meeldinud. Noh, ütleme nii, et päris kavalalt vähemalt üritatud teha reklaami siin Birgitta festivalile. Et kuidas see asi lahenes? Nojah, ma kujutan ette, et reklaamiinimesed mõtlesid küll jõle hea kampaania, nüüd mõtlesime välja, et nad kindlasti seal olid üliõnnelikud, aga tõesti, Rihanna esindajale see lugu küll ei meeldinud, et ma ei tea, kas Rihanna plaanib kunagi Eestis esinema tulla, aga siukse nii-öelda, ütleme siis fake newsi laadse reklaamiga ta ka nõus ei olnud ja Birgitta festivalil läks tõesti nii, et need reklaamid nad sealt prügikastidelt maha võtsid. No, milline on sinu soovitus alustavatele ettevõtetele, kes hakkavad nüüd enda kuidagi kaubamärki varsti patenteerima, registreerima, et mida nad võiksid teha või millist eeltööd võib-olla teha, et selliseid situatsioone ei oleks, et ühel hetkel on keegi hoovis ja ütleb, et võtke kõik maha?
Ja et no üldjuhul ega siin ju mingit sükest universaalset retsepti, et see sind igasugusest jamast päästab ei ole, eks ju. Et aga noh, ilmselt see viga tehakse, et tihtipeale guugeldatakse ja vaadatakse, kas siis midagi on. Aga noh, kaubamärgiregistrid on nagu omaette maailm, eks ju, et peab oskama nagu ka sealt otsida ja nii-öelda kontrollida, eks ju, et kõik õigused on territoriaalsed, et kus riigis ta kehtib ja nii edasi, eks ju. Ja noh, loomulikult see õiguskaitse ulatus, sarnasuse aste on noh, juba siuke küllaltki professionaalne asi, kus saaksid patendivolinikud abistada. Et seetõttu noh, ma usun, et väga paljusid vaidlusi saaks nagu vältida, kui ettevõtjad või kaubamärgi loojad nii-öelda reklaamiagentuuri tasandil mõtleksid kõigi neile riskidele juba varasemas faasis. Almar, suur aitäh täna tulemast ja pisut neid lugusid kommenteerimast ja palju edu töös.